Feng Shui õpetust saab kasutada organisatsioonidele, inimestele, mis need sellised, sa enne jagasid keha peal ära natuke neid tubasid. Millisel viisil saab Feng Shui't kasutada organisatsioonidel, inimestel? Ja mul on olnud päris mitu firmat, kes arvestavad sellega, et kuhu panna raamatupidamine, rahatsooni, kuhu panna direktorid, kes peab mõtlema tuleviku peale, visiooni tsooni on ju, kuhu panna firma juht, tegevjuht, see õpetus, suurisaatsooni ja klienditeenindustsooni või suhetetsooni lähevad siis need just need, kes tegelevad klientidega, projektijuhid või klientidega tegelejad. Näiteks tuleb see personalijuhi koht ja me ütleme siis ruum, kus peatas koosolekuid on teadmiste tsoonis. Tegelikult annab kõik paigutada ära ja mängida kaasa seda mängu. Ja sa oled märganud siis sellist reaalselt drastilist vahet ka, et kui... Ma võin ühte asja öelda. Kui inimene seda asja kuuleb ja mängib seda mängu, see mäng, energiamäng, mängib seda mängu kaasa, ma näen, et firmade puhul on firma omaniku nägu. Ja kui firma omanik on sellest nagu huvitatud ja vaimustuses, siis ta üldjuhul nakatab ka töötajaid. Igaüks tahab nagu, ta on põnevil ja tema nüüd istub täpselt umbes selles kohas, mis on tema panus sellesse kohta. Ja ma tean päris mitut firma, kelle on nii edukad olnud, et nad ennast väga kasumlikult maha müünud ja see lõpuks hakkab kodus igav, on jälle uue firma olnud, jälle on väga kasumlik olnud. Ja isegi just see, et mõni kutsub mitmes kord juba, et kuule, et mulle uus büroo, vaatame uuesti üle. Et see on entusiasm ja siuke mängulust. See mängulust.